tere! Mina olen Marielle. Ketoloogika, määrav ei ole gramm ega päev, vaid energiast tulev osakaal toidukorras. Ketogeense toitumise juures tehakse sageli üks põhiline viga, keskendutakse kas päevasele süsivesikute kogusele või nende grammidele. Tegelikkuses ei määra ketoosis püsimist kumbki neist üksi. Oluline on hoopis see, millise osa energiast annab süsivesik iga konkreetse toidukorra sees. Keha ei tööta päevase summa loogikas, vaid reageerib igale toidukorrale kui eraldiseisvale metaboolsele sündmusele. Kui ühes toidukorras tuleb liiga suur osa energiast süsivesikutest, tõuseb veresuhkur ja sellele järgneb insuliini tõus. See omakorda lülitab välja rasvapõletuse ja võib viia keha ajutiselt ketoosist välja isegi siis, kui päeva lõikes on süsivesikute kogus lubatud piirides. Just siin muutub määravaks protsent, mitte gramm, näiteks 20 grammi süsivesikuid võib olla ühe inimese jaoks täiesti ketosõbralik, kui see moodustab vaid väikese osa toidukorra energiast. Aga kui sama kogus süsivesikuid on väikese kaloraažiga toidukorras domineeriv energiaallikas, siis on mõju kehale täiesti teine, insuliini vastus on tugevam ja ketoos häirub. Ketogeense toitumise eesmärk on hoida keha seisundis, kus energia tuleb peamiselt rasvast. See tähendab, et igas toidukorras peaks suurem osa energiast tulema rasvast, valk olema mõõdukas, süsivesikud jääma minimaalseks nii koguselt kui ka osakaalult. Kui see tasakaal on paigas iga toidukorra sees, siis püsib ka ainevahetus stabiilselt rasvapõletuse režiimis. Kui aga üks toidukord kaldub sellest kõrvale, võib see katkestada kogu metaboolse suuna, sõltumata sellest, kui korrektne on ülejäänud päev. Selline lähenemine on eriti oluline naiste puhul, kus hormonaalne tasakaal ja insuliinitundlikkus võivad kõikuda. Keha ei reageeri lineaarsele grammide lugemisele, vaid hormonaalsele signaalile, mille annab iga konkreetne toidukord. Protsent energiast on siin palju täpsem näitaja, sest see kirjeldab, milline kütus parasjagu domineerib. Seega ei ole keto puhul kõige olulisem küsimus, mitu grammi süsivesikuid ma täna sõin, vaid hoopis, kas minu iga toidukord hoidis rasva kui peamise energiaallika esiplaanil. Kui vastus on jah, siis toetab toitumine ketoosi. Kui ei, siis võib isegi väike kõrvalekalle protsentides viia keha ajutiselt välja soovitud ainevahetuslikust seisundist. Head tervist!